on igasugused variandid ja igasugusel tasemel, teadustasemel lõdvestamise variandid. Alkohol, narkootikum, meedia, internet, kinoteater, kunst ja nii edasi, eks. Ja siis sa niimoodi kasvad natuke suuremaks, vaatame, proovime enda peal õnne, kvaliteete. Ja saad aru, et enamus kvaliteedid, mis see materiaalne maailm pakub, on ajutised, tüütavad ära väga kiiresti, isegi kui see variant on oi kui hea, natukese aja pärast mõistus juba tahab järgmist varianti ja see on see põhilõks, eks, millest ma olen palju rääkinud. Ja ega sealt niimoodi tulegi välja, et keegi tuleb, ütleb, et Jumal ja igavene armastus ja tunneta seda ja andu kõikide ja kõige teenimisse. Sa võid selle vastu võtta, aga kõrge tõde, aga praktika tähendab seda, et see on step by step protsess, et pead hakkama oma harjumusi ja madalaid omadusi niimoodi nagu väikene nihver transformeerima kõrgemateks. Ütlesid 7 korda ühte oma lemmikropu sõna päevas, ütled järgmine päev 6 korda, näitad loodusele. Loodus on, eks ju, looduses on teadus, loodus näeb, tüüp üritab. Igat oma madalat omadust hakkad niimoodi puhastama, vaikselt võtad uusi asju sisse ka kõrgemaid harjumusi, sellest ka me oleme palju rääkinud. Aga pull on ennast vaadata ja üldse meedias või kultuuris või mis iganes, kas muusikat või käid mingi kontsert, kõik on nagu nii õnnelikud, väike kokteil on sees, sotsium, eks ju, mis inimesele vaja on, inimene öeldakse, hing on sotsiaalne. Aga see on selline ajutine. Et selles mõttes ajutine, et ta korraks lõdvestab ära, aga see tühi tunne, ma ise mäletan ka omal ajal, eks ju, mingid lahedad paardid, stiiliõhtuid tegime, tõmbasid ennast kergelt täis, eks ju, tantsud, värgid, flirdid. Järgmine päeva üksinda jalutasin metsas, kedagi tahad näha. Ehk kohe sai aru, et midagi on jama selle kvaliteediga, et see materiaalne maailm, see party zone ja need maandused ja lõdvestused on nõnda nimetatud culture, et nad ei ole nii üldse kvaliteetsed ja kui alternatiivi keegi pakku, meil ei ole teadmisi või ei ole häid eeskujusi või suhtlusi, kes kõrgemalt oskavad juba nautida aktiivselt. Siis on pekki, siis sa oled karma sünnijad sünnitsüklis, niikaua kui sa degradeerud madalamale, lõpuks lihtsalt ahastuse süüad, et Jumal aita, ma ei tea, kas sa oled või ei ole. Tere, kallis Eestimaa. Ütleme nii, et ega sinna midagi sa teha, see sisemine impulss on selline, et tahaks olla õnnelik, õndsust täis, kogeda jumalikkust, igat suhtlust ja energiat ja elementi, igat elusolendit läbi jumalikku omaksu püüdmatu tingimusteta armastuse. Igavene laul ja hümn, et see on nagu kogu elu olemus, see on meie hinge olemus. Ja mis siis nagu takistab? Palju asju eks ju, et üks asi on see, et öeldakse hästi lihtsalt, et on vaja teadvust muuta. Okei. Mis asi see teadvus on? Kas see teadvus on selline komplekt sinu motivatsioonidest, sinu omadustest, sinu elustiilist, mida sa vaatad, mida sa kuulad, kellega suhtled? Et päris mitu komponenti moodustavad sinu teadvuse. Ja siis miks vaja teadvust muuta, sellepärast, et siis juhtub see nagu budistidel, et kas klaas on pooltäis või pooltühi. Kas sa hakkad nägema igalt poolt Jumala armastuse kätt, isegi rasketes situatsioonides, isegi selle materiaalse maailma nendes asjades, mis justkui takistaks seda loomulikku õndsuse anda olekut. Et see nägemus, see teadvuse silmad, pühakirjad kirjutavad, siis sõltubki siis nendest faktoritest, mis ma siin loetlesin. Et sinu kultuurist, käitumisest, mõttemaailmast, eks ma ütlesin, motivatsioonidest, suhtlusest. Et mida sa nagu läbi meelte sinna sisse lased, mis informatsiooni. Ja see on aastate, võib-olla elude jooksul sisse kodeeritud erinevad luubid, samskaarad, sanskriti keeles, harjumused, tunnetused, nägemused. Ja vot sealt peab hakkama sisse, see vaatevinkli muutus. Et kui sa tahad midagi muuta, siis sa pead vaatevinklit muutma, ehk oma teadvust muutma või käsitlust või kuidas sa vaadet elule. Proovima vaatama ühelt poolt, teiselt poolt nagu natuke liikuma, eks ju. Ma olen varjanud omast nagu oma künka otsast, eks ju, kõike nägema.
ja siis seal hakkab transformatsioon pihta, teaduse transformatsioon. Et lõpuks jõuda sinna, kes me oleme. Et me väärime ja oleme läbitud puhtast armastusest nii Jumala poolt, emakese looduse poolt. Me oleme igavesed, hing on igavene. Saada aru, mis on mateeria vaimu vahe ja kuidas siis opereerida kahe suure energia vahel. Oma keha, peenkeha, mõtteenergia ja hinge vahel. Ja nii või naa. Enne maha ei rahunema, kui teadus potsatab õigesse kohta, õigesse seisundisse, loomulikku olekusse või sanskriti keeles svarupasse, hingekeha. Kui sa võtad nagu mõtte või mõistuse energia, maana shakti, siis ta on nagu, ma ei oska öelda, võtad nagu hobuseraud, ta võib teda päikse käes hoida, ta võib sopas olla, siis kui ta hoidad tules, siis ta hakkab hõõguma, võtab nagu tuleomadused. Ja niimoodi me käime ja solpsutame oma siis teadvust igal pool. Et kui ma istun siin altari juures, siis ma hoian oma teadvust ja mõtteenergiat sellistes portaalides ja kohtades. Siin on mul parampara, pühakute õpetajate kett seina peal, siin on pühakirjad, siin on mul jumalused, siin on mul palveelmed, siin on mul helivibratsioon. Et mitu asja ma nagu istun siin ja võib-olla alguses mulle ei meeldi või ma ei viitsi või ma olen unine või mul ei ole nii kõrget maitset, aga mingi aeg hoian siin ja tunned, kuidas need samskaarad ja need portaalid mõistus võtab siis need omadused või saab sealt sellist vooruslikku taivisatva kuunad sansri keeles jumalikku voorust nagu. Ja mida kauem sa oled kontaktis, siis puhaste ilusate kõrgete asjadega, seda loomulikum see on hingele. Aga hing nagu sopuseraud käib kuskil sopases kogu aeg, eks ju, vaatab mingit kräppi netist, eks ju, madalam suhtlus, ma ei tea, madalam muusika, filmid, selline pessimism, hirmud, mida siis uudistekanalid annavad kõik, kehv söömine, looduses mitte liikumine, kõik sellised asjad, siis pole mõtet ka loota, et selline stabiilne, selline ekstaatiline rõõmustunne sind külastab. Et see on umbes, et lähed välja, vaatad, et sa võid vaadata mitmel tasemel seda elu, sa võid vaadata, et hall taevas elu on mõteta, sa võid vaadata taga avar taevas ja taeva taga, keegi keela sul mõelda, et taeva taga on helesinine, igavene päikest täis reaalsust, eks ju. Et sa võid isegi oma mõistusega mõistust viia erinevatel tasemetel, eks ju, erinevate mõtetega. Aga seda on raske teha niimoodi kunstlikult, sellepärast peab ennast, kuidas sulle öelda, viima nendesse kohtadesse ja kontakti. Võtab pühakirja kätte hoopis teine kontakt, eks, istud altari ees kodus teine kontakt, käid emakases looduses, vaheta kontakti Jumala puhaste energiatega. Ja niimoodi, see ongi see sõna kultuur, eks ju. Sa tead, kus oma nina toppida, oma mõtet ja kõiki need asju, nagu ma eelmises klipis juba täpsemalt rääkisin teaduse häälestusest. Meiesugused, kellel on uudisimu tekkinud ja väike usk, eks ju, Shraddha ja Sangha väike suhtlus ka juba vaimsustega ja siis Bhajana kriia sanskriti keeles. Et sa, midagi praktiseerida teed juba, eks ju. Et see on siis kanista ja dikari tasand, kus sa pead viima ennast nendesse kohtadesse, nendesse olekutesse, nendesse suhetesse, nendesse ühendustesse, mis su teadust tõstavad, eks ju, nagu ma ennist rääkisin. Ja seal ei ole siis midagi nagu imestada, kui meil alguses on fanaatiline ja sentimentaalne etapp läbitud. Algus on suur hurraa, siis on alati kõik huvitav ja lihtne, eks ju, siis kaob see ära. Siis on vaja jätkata ennast nendesse kohtadesse, nendesse seisundisse viimist, isegi kui see on ebamugav, öeldakse, et kõik tegevused on aktiivsed, kas inimene on tamakuunas sanskriti keeles, ta on pimeduse ja sellise käega löömise ja kriitika ja madalate toitumisharjumuste ja narkootiliste ainete mõju all, ikkagi ta tegutseb, eks ju. Või siis kire inimene, seal on juba distsipliin, seal on mina, mulle, minu, aga läbi distsipliini, eks ju, kuidas läbi tegevuste, aktiivse tegevuse saada rikkaks, ilusaks ja kuulsaks näiteks. Ja voorus inimene, vooruses, materiaalne voorus on see, kus inimene on juba selline teistega arvestab ja tal on sellist hea tegevuslikkust ja kõike, eks ju, et 3 tegevust ja öeldakse, et voorus on selles mõttes vooruslik pühendunu või vooruslik vaimne inimene, spiritualist, ta juba nagu ta saab sealt nagu kaifi, ütleme niimoodi.
aga seal on niimoodi, et nagu tubade koristamine, et alguses pead kokku võtma, see algus on raske ja siis on hea. Ja vaimsed tegevused ka, eks, kui sul fanaatiline sentimentaalne etapp on läbi, siis ta on nagu, ta ei ole veel spontaanne, ta on nagu raske, aga ta on hea. Sa teed ära, see tunned, toimib, jälle punkt kirjas, väga hea, eks ju. Ja niimoodi siis selles algatasemel isegi vedades on Madana Mohan, jumalus selline, eks ju, Krishna üks vorm, Radha Madana Mohan, mis ongi siis selliste algajate, vedades öeldakse siis kupidoon või kaama, see materiaalne iha, mis väljendub mitte ainult seksuaalsus, aga seksuaalsus üldse, et see, et mina mulle minu, eks see hankara valeega väljendub. Et siis, et see transformeeruks, eks ju, see iha, kirg transformeeruks puhtaks armastuseks ja puhtaks siis selliseks suhteks, see on bandagihana, et sanskriti keeles öeldakse see jumalus ja siis inimene, kui selle jumalusega või selle jumala vormiga altari peal on nagu kontaktis ja teenib teda, mediteerib selle peale, siis see ongi see periood, kus läbi nende tegevuste see transformatsioon käib, kus inimene siis sellest vooruse kuunas, kus tohib nagu püüab hoieta elada nii ja naa, seal on tõusud ja mõõnad, täna on, homme ei ole, kui on ühendus hea, seal loed mantrad, kõike suhted, siis tunned, et sa oled pühenduna kuskil natuke eemale lähed, ma ei tea, internet, suhtlus, siis juba tunned, et juba teadus langeb, need tõusud ja langused nagu auto bensiini panek, eks ju. Et autosse paned ka, pead kogu aeg bentsu peale panema, kui bentsu ei pane, siis auto ei sõida või siis ei ole mõtet teeselda ka, et vaatad mingi tippmuusik, see on umbes klaverimängija, eks just mõtled ka, et lähed istud klaveri taha ja teed ka sellise oleku, aga püüad mängida, aga päris ei tule nagu improvisatsiooni hästi välja, eks, kui sa klaverit pole õppinud, eks, et me alles õpime nagu, et rongsa sõistis tšuh-tšuh-tšuh mängima, eks ju. Et, aga ometi me nagu istume klaveri taha ja tunneme nagu mingi hetk, et ma olen lähedal Jumalale. Vaat sellised algaja laulud. Ja siit Sombuse ilma liikuva stuudiost otse värsked uudised. Ega see mõtted kogu aeg liiguvad, siis kuidagi suunata need niimoodi, et nagu innustavad ennast ja teisi. Aga see on huvitav analüüs. 3 põhjust, miks inimesed ei taha tegeleda spirituaalsusega, religioossusega või jumala värkidega. Ja need põhjused on nagu üsna sellised mõjuvad. Üks loomulik põhjus on see, et issand, kui sa vaatad statistiliselt, kui palju perverssusi, jamasi, sõdasi, meie jumal, teie jumal on halvem. Ja kui palju sellist on kõike nagu olnud maailma ajaloost. Ja siis see lihtne inimene istub ja mõtleb, et jumal, ärge tulge mulle rääkima jumala religiooni asja, et ma hoian nii kaugel, kui saan sellest, eks. Loomulikult kaupmehed ja poliitikud on alati usku ära kasutanud oma eesmärkidele, need tõestus on ka piisavalt palju. Siis teine põhjus on see, et kui sa vaatad netist või sul on mingi tutvus ringkonnas, New Age ja vaimsed inimesed, siis sul on mingi kokkupuude nendega, sa vaatad, et näiteks, et see oli mingi hull luuser, mingite halbade omadustega inimene võttis usu ja nüüd selle usu taha peidab ennast. Või seal kõik on ravitsejad, eks ju, et oma elu on täiesti korrast ära, madalad omadused, tunned inimest, aga siis netis on terve oma sait, räägib hästi tarka juttu, järsku on valgustunud üle öö ja kõike teab ja ütleme, siis see tavaline inimene vaatab ka, et jumal, need on lihtsalt fanaatikud ja sentimentalistid, et ma tean, mul on mitu tuttavat, et kõik, mis on usu ja vaimse värgiga seotud religioossusega, on lihtsalt kukuu inimesed. Ka täitsa mõju põhjus, eks ju, aga õnneks on nagu teisi häid eeskujusi ka, et inimesed võivad see valikuvabaduses igast asju teha ja nad arenevad ja tõusud ja mõõnad ja igal pühakul on minevik ja igal pätil on tulevik, ütleme nii, nagu vanasõna ütleb. Ja 3. põhjus on natuke peenem põhjus, mis inimene ei taha üldse nende asjadega, on see, et see on sama, kui sa lähed näiteks õllekasse rääkima alkoholi kahjulikkusest ja tood statistika välja, mis alkohol on inimese tervise ja peredega ja psüühikaga ja rahakotiga teinud. Siis visatakse sind õllekast välja või baarist, eks ju, sa häirid neid, neil on oma tegevused käsil, et kui ütleme hästi materiaalne kehaga samastav inimene, mina mulle minu, eks ju, ma olen need meeled, ma ei tea, kuulsus, raha, tarkus, jõud, kõik need asjad, eks ju, ta on sellele keskendunud ja ta ei taha nagu arvestada teistega, ta nagu you can do it, selline maailma ja teiste ekspluateerimine, eks ju, karm olelusvõitlus.
ja siis sa tuled talle rääkima nagu kõik kuulub Jumalale, sina oled Jumala osake, et ennem sa õnnelikuks ei saa, kui sa andud teiste tingimusteta armastuse ja kõige kõrgema teenimisse. Ühesõnaga hakkad sellist mulje ajama, siis see inimene ütleb, et kuule, heal juhul kui sahtlisse saa. Vaat 3 sellist mõjuvat põhjust ja täitsa sellist argumenteeritavat põhjust, miks inimene, ütleme, see lihtne inimene on mõnikord ehmanud ja ta nagu ei. Huvitav on see, et pühakirjades tuuakse tihti näiteid, et me mõistaks siis tingimusteta armastust ja Jumalat natukene. Selle imelise energia on anda õndsus, ekstaasi energiat, siis tuuakse ema ja lapse armastuse näited ja siis armulute näited, noormees ja noor neiu, eks ju. Et ka, et enne kui sa saad musi põse peale anda, enne eelneb pikk eelmäng, eks ju. Nagu lapsel ka, lapse ema ka, laps on alguses ema kõhus ja kõik seal areneb ja tema keha ja et samamoodi on vaimses elus ka, et öeldakse siis seal alguses nagu see sradha, eks ju, siis sanga, siis bhajana kriya, nagu 3 etappi alguses, nagu väike usk ja uudishimu, siis suhtlus, vaatad lahedad vennad, vaimsed tüübid, eks ju, innustab. Siis hakkad ise mängu kaasa tegema mingeid rituaale või mingeid asju, mis nad teevad, vaimseid tegevusi. Ja poisi ja tüdruku vahel on ka nii, et poiss alguses märkab, eks ju, siis püüab tähelepanu, siis võib-olla püüab nagu jutu peale saada kuidagi, eks ju, enne kui musini jõuab. Ja samamoodi on vaimses elus ka, et algus on siis selline reguleeritud vaimne elu, kuigi meie liinis öeldakse kohe alguses, mis on lõplik eesmärk, mis on hing, kes on Jumal, kuidas ta ennast laiendab, kõik kehastused, mis võimalused meil on. Valikuvabadusest, mis suhtes olla Jumalaga, et see on päris suur lehvik, aga ikkagi omakosa püüdmatus sellises kahesusest kõrgema, mateeriast kõrgemas vaimses staadiumis. Ja siis seal öeldakse, et anarta nibriti, eks ju, see on siis, kui sul need asjad, ebasoodsad asjad on, mõttemallid ja käitumised ja kultuur ja kõik see on juba nagu spirituaalne, et siis ta iseenesest, eks ju, nagu pärast seda protsessi, step by step protsessi, nagu ma rääkisin, armamine või lapse areng jõuab siis spontaansusesse või tekib, enne spontaansust tekib selline kindlus, et see on parem, eks ju, et ma enam siia ei taha ennast sisse sättida. Ma saan aru, mis on mateeria vaimu vahe, eks ju, et mul on hingele väga hea, et toitu saan juba, et nii kaua praktiseerin, kus 10-15 aastat vahest öeldakse, vahest kauem. Et kui sa ainult tohib ja ei tohi, sellel sagedusel oled kõik aastad, et siis öeldakse, nagu minu õpetaja õpetas üle Prabhupada ütles, et kui sa piima lahendad veega ja siis lõpuks järjest rohkem vett paned, siis lõpuks on ainult vesi, et piima ei ole, et mingi hetk tuleb piim keema, vesi ära võtta ja piim keema ajada. See ongi see, kui tuleb spontaalsus, stabiilsus, maitse, eks ju, ruuchi, nisha või selline. Need astmed on väga kihvtilt seletatud nii vaimses elus kui materiaalses maailmas. Ma teen siis näited, et iga vaimne areng, et me jõuaksime enese teadvustamiseni ja Jumala teadvustamiseni, enne kui see magus maitse või stabiilsus tuleb või kindel usk, eks ju, see kõikumised, üles-alla kõikumised, et enne tuleb läbida ikkagi sellised õpipoisi periood. Igal pool on nii, kas on spordis, eks ju, sa ei saa kohe professionaaliks, alguses oled amatöör ja selline treeneri käe all, eks ju. Aga treeneri käe all ja, et sa tegelikult isegi, kui sa proff ka oled, on sul vaja treenerit, eks ju. Et muidu inimesed vahest Jumalat kasutavad ka nii ära, et Jumal ja Jumal on lihtsalt instrument, eks ju. Seda olen maininud ka. Et saad oma asjad kätte, siis nägemist Jumalat. Ega eesmärk on ikka isiklik, sügav, normaalne, algne, puhas suhe Jumalaga. Et see on nagu võimalik ja see ongi, tuleb välja eesmärk ja see on hinge seisund, hinge ei rahune enne maad, on nagu väike tulesädeke suurest tulest, eks ju. On vaja kokku saada. Kui ta liiga kaugele talle säde läheb sellest tulest, siis ta kustub ära ja ta on vaja õõguma saada läbi vaimse praktika. Nii et head spontaansusesse jõudmist, kuigi meil algus öeldakse ära, räägitakse magusad asjad ära, et ekstaas, armastus, selline tants, laul, pidu, igavik, eks ju, käiakse meil kaardid välja, aga kui me selle vastu võtame ja selle suure õnnega oleme koos, siis see tähendab, et me juba oleme seal oma teaduses. Et me oleme ikkagi sellisel tasemel, et nagu, ma ei oska öelda, nagu patareid.
selline algajava õppija nagu spiritualist nagu mina ja meie oleme, meil on vaja nagu kogu aeg hagu peale. Et nii kui siit altari eest ma kaugemale lähen või loengutest ja pühakirjadest, nii materiaalne energia hakkab jälle nagu, siis ma ei tunne, et ma olen nii spirituaalne. Et sellepärast on vaja hakusi kogu aeg laadida. Et meiesugustel, et see on okei, et me vahepeal nagu laeme ja siis vahepeal tunneme jälle, et ei ole üldse mingid maitsed, need tõusid ja mõõnad. Kunagi, nagu ma ütlesin, läheb piim keema, tekib, eks ju, nista, maitse, ruutsi, eks ju, usk, nista, usk, eks ju, ruutsi, maitse, eks ju, sealt edasi siis juba saab puretada stabiilselt, õnnelikult, kindlalt, teades, mis on mateeria vaimu vahe edasi. Saatesarjast teooriast tugevaks, kui sa süvened, natukene sügavamalt, siipakene, mõtled nagu tunde maailma emotsioonide kammat, siis seal on erinevad värve, eks ju, sügavast ahastusest kuni hullumeelse rõõmuni, ekstaasini, eks ju. Kõik, mis seal vahepeal on, kirjeldatakse need emotsionaalsed seisundeid. Siis pühakirjade vaimsed inimesed ja spiritualistid ütlevad, et lõpetaks see jama, et see tuleneb sellest keha samastamisest, eks ju. Ma olen see keha, ma olen see rahvas, ma olen rikas, vaene, ilus, kole, noor, vana, mees, naine. Sellest kahesusest ja siis seal vahel te mahineerite oma nende tundeskaaladega ja siis seal on kogu aeg ootab teid lõpus pettumus, sest see on ajutine materiaalne energia. Aga kuna hing on aktiivne, sa võid nagu teoorias vastu võtta et eksisteerib mingi kõrgem ekstaas, mis on kehalisest kontseptsioonist ja samastamisest kõrgemal. Nagu sa ei tea midagi sellest mitmekesisust ja sul ei ole mitmekesisusest vaimsest, emotsionaalsest mitmekesisusest ja sul ei ole kokkupuudet seal pühameestega, kas või läbi raamatute või läbi loengute või päris eluski, kes on sust eespool. Siis see paistab selline sentimentaalne, fanaatiline ulmejutt. Ometi, kui sa analüüsid, siis sa saad aru, et isegi materiaalses maailmas, kui sa saavutad midagi hästi lihtsalt või on mingi seisund, üks seisund hästi kaua, siis see rahulda hinge. Ütleme, et hästi kaua on kurb ja jama, siis juba hakkab tervisele, eks ju. Aga hästi kogu aeg on paardi, siis hakkab ka tervisele. Et me tahame nagu seda mõlemat kogeda, isegi siin materiaalses maailmas, et kui sa midagi tahad saavutada, higiveri pisarad, siis saavutad selle eesmärgis, see on nagu väga väärtuslik. Kui sa saavutad ainult ühe emotsiooni pealt, ütleme, et sünnid ebaelusikas suus, kohe sul kõik on, siis sa nagu isegi hinda seda. Sa sündisid selles, mis sa soovad, mis on püüelda, mul on olemas kõik, eks ju, materiaalne küllus näiteks. Et sealt võib järeldada, et vaimses, meie liinis eriti, seal räägitakse seda intensiivsust ja ka puhast omakusu püüdmatut tingimustade armastuse intensiivsust. Ja seal öeldakse, et need tundevarjundid muutuvad võimsamaks. Ja kui sa loed seal esimene Jumala laiendus, Radharani Jumalanna, missugused üleelamised tal on siis armastuses siis Jumala kõrgem isiksus ja tema esimene laienemine, nagu nõnda nimetatud nagu Jumala ja Jumalanna vaheline selline ajatu, igavene, ekstaatiline suhtlus. Et seal on, eks ju, koos olemine ja lahusolek. Kuidagi Krishna on organiseerinud seal mängudes, see on väga pikk ja sügav teema, loomulikult me ei ole selleks valmis, aga vähemalt teoorias. Et missugust nõnda nimetatud transcendentaalset depressiooni kogenud Jumalanna Radharani, kui ta näeb Krishnat mingi hetk ja kuidas ta hakkab Krishnat näeb kõikjal samal ajal, eks ju, ta saab aru, ta nii igatseb, eks ju. Näeb seal tamala puud, Krishna nagu tume, eks ju, tumedat värvi, eks ju, siis see tamala puu on nagu Krishna või siis ta räägib kõikidega, et kas te olete Krishnat näinud, eks ju, kõikide loomade lindudega, eks ju. Vaimses maailmas kõik elusolendid omavad igavest teadvust, ükskõik mis kehas nad on. Nad nagu ei samasta ennast selle keha, kõik on vaimsed kehad justkui. Vaimne maailm on tegelikult materiaalne maailm on vaimse maailma tegelikult peegeldus selline. Hägune peegeldus, aga siin läbib siis kõike ikkagi see ajutine sünd, surm, vanadus, haigused, eks ju, see aspekt. Et seda on huvitav analüüsida, et ei ole vaja karta nagu emotsioone ja tundeid, lihtsalt seda kvaliteeti on vaja muuta. Eks ju, et kui sa ennem elasid üle väga sügavalt mina mulle minu aspekti, ütleme, et minu õnn, minu soovid, et nad täituks, ei täitu, see on vaenlane, sest see sa ei meeldi mulle, sest see minu meeleliste naudingute ja maailmapilti ei mahu, eks ju.
noh, selline depressioon, eks ju, maailm, noh, ei lase sul jumalat mängida alati, eks ju, vahest laseb, aga sellist maailmanaba, natsissistliku enesesamastamise pulli, eks ju, nagu me kõik läbime seda haigust. Aga siis sul transformeerub see näiteks seesama see kurbus ja see ahastus kaastundeks. No, iseenda vastu ka, aga teiste vastu ka. Mõtlen, et kuidas jutlustada, kuidas need aidata, kuidas nende eest palvetada, kui ma ei suuda aidata, meil on nii kõva meeseks, ma palvetan kannatusid Jumalat, aita seda hinge või nii edasi. Et see tundeskaala, see rõõm ja kurbus, ta lihtsalt kvaliteet lihtsalt läheb paremaks ja lõpuks ta on omaksu püüdmatu, aga siis öeldakse, et hakkab show alles pihta. See emotsioonide ja nagu me vaatame Srila Prabhupadat või minu õpetaja Srila Prabhupadat, ega ta ei olnud selline ühe näoga sellises vaimse roosa manna ekstaasis, eks ju. Ta ütles sisemiselt küll, et ma olen õnnelik selles mõttes, et ma olen nagu õndsusteid, ma olen nagu kogu aeg õnnelik. Aga me nägime kõike tundevarjundeid, kus ta nuttis ja tänas oma õpilasi, et ta aitavad tema õpetamissiooni edasi viia. Siigatsus Jumala värgi, need emotsioonid olid talle kõik või siis suur rõõm, ekstaas, lapsemeelne, kui ta oli juba üle 70 tugevad, kuidas ta kirtana lüppas ja kargas nagu väike poiss, eks ju. Et näed, et tunde ja emotsioonide skaala oli kõik olemas, eks ju. Aga see oli juba transcendentaalses nagu vaimses magusvalus, et üks on nagu magusvalus, vaimses puhtas eneseteadustamises, see magusvalus, see emotsioon, eks ju. Materiaalses maailmas on ainult valus. Aga nad on sarnased selles mõttes, nagu ma ütlesin, vaimne ja materiaalne nagu peegeldab. See on nagu see harjutus, et vaata selles ruumis mitu rohelist objekti on. Näed, vaatad see taim on seal. Ja minu papagoi. Et 2 rohelist objekti. Siis küsitakse, et kui sa oled nagu tähelepanelikult vaadanud rohelist, et mitu sinist objekti oli, kui sa vaatasid rohelist ja sa nagu ei tea. Sul ei ole, ma ei tea, see raske nagu meenutada. Ja samamoodi on selle õnne ja õndsuse igavikulise jumaliku armastusega. Et tunned, et ei ole. Aga tegelikult on. Noh, teoorias sa tead, ta on, eks ju. Siis sa võid lihtsalt olla hea laps ja hakata ennast häälestama, näitama kõige kõrgemale algsele allikale, et sa oled huvitatud, sa üritad enda poolt. Ja loodus tuleb kindlasti vastu. Kümble, kujuta ette, et kõike läbi igamene Brahmajoti Jumala kehas ära, mis ongi see armastus ja ilu ja õndsus. Aga sa teed seda, kuidas öelda, teoorias tugevaks, alguses teooria, siis praktika. Teoorias teed seda, visualiseerid niimoodi, hakkad ette kujutama, nagu tunnet ikka ja tule taha. Igavene valgus, armastus, Jumal armastab kõike, mina olen osa sellest, mina samamoodi peegeldan. Kõike, isegi seda närvi ajavad papagoid, kes minu tarka juttu segab seal oma sellise, siis tegelikult on see toon, et ta on natuke tige, eks ju. Hoolimata sellest ikkagi mina, see papagoi, roheline papagoi, see taimse taga, elu, armastus, muusika, laulud, taga on Shiva, Om Shivaya Namaha mantra. See on siin ja praegu, niimoodi, sentimentaalselt, lapsemeelselt hakkad ette kujutama, niimoodi harjutad ja loodus tuleb taha. Hingeseiklus kehalisest ja meelelisest ja mateeriast vaimu. Ehk siis sanskriti keeles kaama, kupidoon transformeerub preemaks, paavaks. Iha, kirg, ekspluateerida teisi kehasi või üldse kuulsust, rikkust, transformeerub omaksu püüdmatuks tingimuseks armastuseks. Ja kui sa võtad need 2 punkt A, kus me oleme kehalises kontseptsioonist, mina, mulle, minu, ekspluateerime kõike minu järgi minema, minu keha ja meelte järgi, ja lõpp on tingimusteta siis see ekstaatiline puhas preema, hingeseisund, olles spontaanselt siis, kõikide teener, kõige kõrgema ja teiste elus oled, siis see vahepealne lõik, see transformatsioon siis kaamast preemasse, see ongi, öeldakse, saatana pakti reguleeritud vaimne elu, kuni ta muutub siis alguses
kohusetundest või nagu arstirohu võtmine, võtad arstirohtu, et noh, et reguleeritud vaimne elu, rituaalid, asjad, mida ma pean tegema, kuna ma austan kõige kõrgemat, ma usun seda värki. See on nagu, see ongi see teekond punktist A punkti B, kuni lõpuks see ümberlülitus, ta ei käi nagu järsku, ta käib sujuvalt, eks ju. Aga kui see ümberlülitus on käinud, et ma saan rohkem rõõmu kingi tegemisest kui kinkide ootamisest, et noh, see on nagu inimesele sisse kodeeritud, et kingi tegemise rõõm on tegelikult suurem rõõm, kingi saamise rõõm. Kingi saamise rõõm on ka rõõm. Seda ei tohi ignoreerida, eks ju. Jumal annab meile suure tänuga võtame vastu erinevaid hüvesi. Aga psüühikas, hinges, mõistuses, kehas peaks hakkama avalduma 100% see, et minu õnn on selles, et kõik elus olendid on õnnelikud ja Jumal on minuga rahul. Vaat see on nagu hinge loomulik nagu seisund ja olek. Aga noh, teoorias võtad vastu ja sa näed, et need ilmingud või sellist spontaanset ekstaasi tule pigem väsimus, eks ju. Pigem on see, et nagu ma rääkisin ka ühes klipis ka siin eelmistes, et teed kohusetundlikult midagi, sa pärast tunned head tunnet, aga see tegemine ise on võib-olla askees, sõna askees kasutad või ta on raskendatud või sa pead sundima ennast või hambad ristid, näen, nüüd ma võtan palvehelmed, jälle loen tänased ringid ära, eks ju, mis ma vaimsele õpetajale lugen, need palveringid, selle miinimumi teen ära, hambad risti teed, aga siis tunned, et sa aitab ikka vormi hoida, muidu see mateeria ja materiaalne need hirmud ja kaoma ihade värk sõidab sust üle jälle nagu. Palju õnne, head reisi seiklast kõigile. Atsima ja atsima ruudir alla, nagu vana mantra ütleb. Oled väike poiss ja sa ei saa aru, nagu sul emme-issi on nagu hästi armsad ja aga ma ei saa aru, miks nad ei luba mulle, eks ju, mingid asju. Tahaks 5 kilo komme magusat iga päev süüa, sealt sünnivad mingid putru sööma, mingid soolast. Nagu ei jõua kohale, noh. Kuigi omastus ma on normaalne, väike poiss, igast meeled, igast asju tahaks, aga siis keegi piirab seda. No ema, isa ja siis üldse muud asjad ka seal, et ma nii väike, et ma tahaks kohe võib-olla autoga sõita. Samamoodi on selle suure jumalaga, et selle kõike läbiva algse isiksuse teadvus, eks ju, paramatma ülihing, isiksus, kõik on tema, ta hoiab alal, ta on kohal kõikel, läbi oma siis selle psüühilise energia, jumala isiksuse psüühiline energia, ta on ju igal pool, nagu tunnetab seda, et ma praegu räägin ja me oleme tema lahutamad osakesed ja siis sa Jumal on ka nagu ta on nagu algne mees ja naine, kõik on temas, eks ju, kõik on temast. Et siis miks ta mõnikord teeb pai ja mõnikord annab laksu, eks ju, ja sa ei saa aru, sul on vaja pühakirju ja pühamehe, kes seletad lahti selle loodusseadus, et miks sa kannatad. Et miks on siin selline mõttetüsisus või justkui halb karma või et seletad nagu lahti meile. Näed, et siis kui sa mõtled nii, tegutsed nii, siis on selline tulemus. Ja nii lihtne see ongi. Ja siis lõpuks sa saad aru, et aga see ei tähenda, et kui loodus on vahest karmim, et ta siis vähem armastaks sama suur Jumal, et siis ta nagu ühte armastab rohkem, just kui vaatad väliselt temale nagu parem kui mul, jääb selline mulje, jah. Et minud on ära unustanud või ta on üldse oma ette kuskil, kui ta kuskil on. Et neid teadmisi oleks vaja, transcendentaalseid teadmisi, tugevaid teadmisi ja praktikaid ja need innustajad, kes meil kogu aeg räägiks sellest ja seletaks lahti, et miks siis praegu on nii minu või siin maailmas ja miks on sellised asjad, sest minu see väike poiss, ta tahaks ju ainult, et on rõõm, tants ja laul ja kõik on ekstaasis. Kes siis seda kiusab, seda materiaalne energia kiusab mind, et lase olla nagu väikspest jääb ka mulje, et kui sul teadmisi ei ole ja realiseeringuid, aga meeled on aktiivsed ja kontrollimatud, siis sa mõtled, et miks nagu isa ei luba nagu neid asju teha või ema neid asju. Selline uus ja samal ajal igavesti vana luupide petuskeem. Maast madalast räägitakse meile, homme saad õnnelikuks. Kogu see mateeria niimoodi ehitatud, et homme saad õnnelikuks. Lõpetad kooli, saad hariduse, siis käid selle koolituse või siis lähed sellesse religiooni, et siis homme oled puhas pühendunu, suur pühak või oled hästi rikas või hästi ilus, kohe varsti. Meil on siin meetodid olemas. Ja siis juhtubki nii, et meie ajud, samskaarad, harjumuse jõud ongi niimoodi, teadus arvab, et elabki nagu kas tulevikus või siis mõnes mõttes minevikus, nagu vana inimene, küll minevikus oli, rohi oli rohelisem.
ja me ei hinda või me ei taha või meile meeldi, tõmbame ennast läbi alkoholi tuimaks, see reaalsusse praegult, eks ju. Nagu öeldakse, et head tulevikku ehitada ja ilusat ja helget homset ehitada ei saa nagu selle mulli peale. Mull tähendab seda, et see ei realiseeri, missugune on hetke olukord. Sa hinda seda, sa ei näe oma, ma ei tea, vigu, et sellest sõltub, kuidas sa ennast kohendad selles reaalsuses, praegu selles hetkes, eks ju. Sinu harjumused, mõtted, mida sa sööd, mida sa vaatad, kuidas see kujundab sinu helge homse, eks ju. Ja selle pealt, eks ju, et sa nagu üks osa sinust on nagu väga tänulik ja sa saad aru, et see on õiglane, mis sinuga praegu toimub. Et see ütleme, et nagu see vanasõna on, et if you feel the pain, you can heal the pain. No, seda ma mainisin ka ühes klipis. Et kõik need kiiksud ja valud ja disbalansid ongi see, et hinnata seda olukorda, selle peale nagu saab ehitada siis selle helge homse, selle tuleviku või lootuse või nagu teadlased millega räägivad kogu aeg, et ja kohe inimene saab surematuks, meil on kohe olema siin lävepakul, noh, kõik asjad on ammu leiutatud, ma olen seda korda rääkinud ka, et inimesed õnnelikult materiaalselt kõike jätkuks, aga lõpptulemus on see, et inimeste madalad omadused, see monopoliseerimine ja siis see, ma ei tea, sõjatööstuse ja kõik, noh, businessi ja kaupmeeste värk, ega sinna vahet ei ole, mis nad leiutavad. Ikka käib selline, kuidas selle öelda, looduse diskrimineerimine, looduse retsimine ja halli massi allasurumine, teaduse allasurumine. Läbi madala toidu, narkootikumide, alkoholi, läbi meedia, eks ju, rohutööstus, sõjatööstus, keemiatööstus. Tervitusi reaalsusest. Reaalsus ei pruugi olla nii meeldiv iga kord. On olemas positiivne konkurents. Ma olin ka mungaklaustris, seal üks munk oli, pani seal hullult sanskriti, püüdsin ka nagu innustas ka nagu, aga no kinni ei püüdnud. Üks munk oli hull askeet, vangist tulnud vist just. See oli nii loobumuslik, üritasin ka, ei kinni ei püüdnud, aga ikka innustas, eks ju. Noh, erinevad mungad seal olid, kõik olid millegis, olid nagu head, eks ju. Ja see innustas vaimses elus edasi minema. Kuigi sa saad aru, et päris ei vea välja, eks mõnel on üks anne rohkem, teine teistmoodi ja see on selline medali positiivne pool, aga teine medali pool on selline materiaalne maailm, võiks laulda kõikidele nagu, et I'm a loser baby, so why don't you kill me, üks laul oli. Vaatad boksi mehi, eks ju, mu isa oli kõva boksija, eks ju. Adrenaliini inimesed, nagu kshatriyad, sanskiti keeles sellised nagu sõdalased, et normaalne jumal on loonud selline, neil on vaja nagu adrenaliini, neil on vaja nagu kuidagi ennast ületada läbi nagu, ma ei tea, ekstreemspordi või lihtsalt sport või nagu, ja see on normaalne kõik, eks ju, vaja selle elu terve, et tahavad nagu võita, eks ju. Ja siis, aga siis vaatad need boksijad, eks ju, profiboksijad, kuidas osad, kes on tipus, kes on pannud juba mingi 20 venda nokki, kuidas nad hakkavad, lähevad, katused sõidavad, eks ju, räägivad. Niimoodi ülistavad ennast ja siis järgmine pilt on nemad 4 käpukil knockoutis, eks ju, silm grillis. Et jumal teeb nagu kõigiga, kõigi maailma kuulsustega, ma ei tea, sportlastega, et see materiaalse energia võit on nagu nii, et pühaks saab sellest aru, et sellepärast ei kadesta kedagi, sest kõik on kaotajad. Surm, sünd, vanadus, haigus, viha, kadedus, kõik on siin maailmas, eks ju, kogu aeg kruuvivad. Aga see tavaline inimene et kui ta saab nagu liiga palju ja millegis nagu hästi hea, aga tal ei ole aru saama, et kõik on jumala armulikkus, et täna on, homme ei ole, eks ju, kuigi need näited on miljard. Aga tal juba katus sõidab, eks ju, ta on adrenaliini inimene ka, mina, I can do it, eks ju, see on usavärk, eks ju. See on ikka hälve, kõrgema astme hälve. Ise ka artistina. Mingid esinemised on hästi läinud kunagi, eks ju. Rahvas tuleb, oi, fantastiline. Siis samamoodi katus mingi peenel tasemel. Võib-olla sa ei teadusta seda, et selline ma olen, andekas ja tore. Alati, kui ma esinen, kõik on vaimustuses. Selline ma olen. Juba kuskilt alateaduses palju õnne, eks juba läks ära katus. Siis jumal mõtleb, mida teha, eks ju, nagu nende boksijatel. Üks järgmine hetk oled pikali, järgmine hetk on selline esinemine, et nii õudne esinemine, et kõik läheb nii pekki, et mõtled, et kas üldse laulda elus edasi, et vist ei ole mõtet laulda, et nii mõtetu nagu värk.
see ongi materiaalne energia võidab alati. Kõik me oleme luuserid siin materiaalses maailmas. Vaata nagu kehalistes asjade või mingites positsioonide mõttes. Ja kui me seda ei teadust aru ei saa, kuigi näited on miljard oma värk ja teiste värk vaatad, aga ei jõua kohale, ikka see hankar valejega läheb õhku täis. Siis materiaalne energia läbi karma sündmuste jätkab meie lihvimist, eks ju, liivavabare lihvimist. Et on olemas mõõtmed. Vedades ka kirjeldatakse erinevad mõõtmed, erinevad sagedused, erinevad dimensioonid, materiaalses maailmas erinevad kahesused. Ja kogu aeg räägitakse sellest ka, et sisened sellesse mõõtmesse, kus see teadus tõuseb ja mõtte ja harjumuste kamma ja tõekspidamiste ja omaduste kamma, et siis see siseneb ka ise mõõtmesse ja samal ajal elades ja jätkates nagu selles mõõtmes elamist. Et vaatad pühakuid ka, et need on ka osad seal mediteerivad, kes on seal paava tasemel, ütleme vedades juba, või siis meie koolkonnas, siis nad näevad nagu jumala mänge, aga nad keha on veel siin, eks nad on teatud samadhis sellises seisundis. Et ühtepidi selles mõõtmes ja teistpidi nagu juba seal mõõtmes ka, eks ju, lähevad teatud palve seisundisse. Ühesõnaga erinevates kultuurides, erinevad meetodid, kuidas siis need püha mehed justkui elavad siin, aga nende teadus ja elukäsitlus, nad on samal ajal nagu teises maailmas üldse. Igaveses, ma ei tea, hinge ja vaimu maailmas või kus on nagu algsed ajatud väärtused, eks ju, mitte ei ole niivõrd, neid ei saa nagu viia välja ka selle kahesuse külm, soe ja kõht täis ja tühi ja keegi ütles hästi halvasti ja nad on juba järelikult juba suudavad elada siin, täidavad võib-olla oma missiooni, jutlustavad, palvetavad ja siis läbi kaastunde oma energeetikaga või läbi nende jumala energeetikaga seda maailma natuke hiilivad või teevad pai ja siis, aga siis ütleme, et sellise algaja rohelise konna tasemel, kes ka üritab nagu hästi tore hea inimene valguse poole püüelda. See, et me tahame head olla ja toredad, see on nagu kõigil sisse kodeeritud. Et isegi ükskõik, kui mis inimene, mis tegusid ta korda saadab, ta ikka tahab kellegi silmas kas või teeseldes, keegi ütleb ja vaatab, et sa olen ikka nii hästi. Et pai tahavad kõik. Aga ikkagi vaatad, et isegi minu tasemel sellises pimeduses koba tasemel veel, kes elavad nagu, midagi hakkab nagu aru saama, et ka isegi mina vaatan, et ma elan ka juba nagu teises mõõtmes. Et ühtepidi sa arvestada, sa ei pea nina püsti, et ma olen parem või see on ka nagu ohtlik, et et ma olen nii vaimne, et ma olen hoopis umbes, et ma seda ei tee enam, seda ei tea, need inimesed teevad neid asju, mingid madalaid asju. Aga see nagu tõestab seda, et on võimalik ikkagi, et kuidagi Jumal võimaldab või see loodus võimaldab elada selles mõõtmes, kus käib mingi oma tramburai, mina mulle minu, eks ju, kehaga samastamine, see meedia, muusika, teater, kunst, kõik on selline, ainult welcome to hell, eks ju, või teadus, ainult allapoole teadus, kuidas seda kehalist ja siis selle mina mulle minu powerit suurendada. Ja siis, aga on võimalik, on Jumal nagu loonud niivõrd palju vahendeid ja sellist nagu šaktit või selles mõõtmes võimalust elada siiski kõrgema teadusega. Et see on nagu päris fenomenaalne selline asi ja mõnikord saad kokku ka, eks ju, seal ütleme oma vaimse õpetajaga või vendadega, kes nagu, nad on juba, ütleme, nad ei ole selle tasemel, et tohib, ei tohi. Nii vritina öeldakse sanskriti keeles. Ütleme, et juba nii kõrge tase, eks ju, aga neil on see ruutsi, juba maitse on niivõrd tugev, et ta nii vaimustuses käivad siin maailmas, kus on sünd, surm, vanadus, haigused, iha, viha, kadedus, kõik see, ja käivad ja siis nagu räägivad nagu sellest justkui nagu teisest maailmast ja teisest teadusest. Neid vaimseid lugusid jumala mängudest või, ja sa vaatad neid nagu, kuulad ka kogu aeg need loengud, eks ju, see on kuurud ja mungad ja eriti siin, kes on kauem tegelenud asjaga. Vaatad, vend elabki nagu selles Vaikuntha mullis öeldakse. Vaikuntha on seal, kus ei ole kannatus, eks ju, kõrgemad vaimsed planeedid. Tema ju ongi selles Vaikuntha mullis. Tal on küll justkui kehaga ka probleemid või keegi ütleb talle halvasti või mingid justkui. Aga tema teadus, see peenkeha ja hing on juba teises mõõtmes. Et see on huvitav nähtus.